kuigi algne Voandu-Ikla matkatee plaan läks riiulisse ümber tegemisele, siis tundub, et hetkeks ma siiski vähemalt märkide järgi ka sellele teele poikasin. Mille järgi mina saan öelda, et see matk on nagu oma eesmärki täitnud või üldse matk on oma eesmärki täitnud ja pea on korralikult tühi, on see, kui ma seda on imelik öelda, aga kui ma kuulen metsas suuri linde, ma ei tea, kulle, kotkaid või rähne, siis ma hakkan neile inimkeeli nagu vastama. Et umbes, et mis nad mulle ütlesid ja siis ma vastan neile. Et sihuke veider kiiks. Aga nüüd siis tänane väärtus. Viimane minu nimekirjas. Ühelt poolt on ta omaette iseseisev väärtus. Teisalt ta tegelikult haarab endasse kõik eelnevatel päevadel räägitu. Ehk siis see väärtus on isiklik areng, personaalne areng. Kell hakkab 10 saama. Olen juba üle 3 tunni teel olnud. Ausalt öeldes on pea nii tühi, et ega midagi selle viimase väärtuse kohta sisukat öelda ei oskagi. Selle tühja pea kohta Mann küsis minu käest, oli vist eile, üleeile, et kas ma pikemalt ei taha enam veel olla, et ma tundun nii heas kohas olevat omadega. Aus vastus on, et ega enam ei taha, et ma olen saanud täpselt selle, mille järgi ma tulin. Kaasa äratud tagumiku valu. Et pea on nii tühi. Selline täielik mull ja täielik, ma ütlen, chill on vale sõna, aga lihtsalt olemine on sees. Ja selle personaalse arenguga on ka täpselt see, et minu jaoks see personaalne areng ei tähenda, ma ei tea, arengut arengu pärast, et a la elukestev õpe või pidevalt midagi uut õppima, pidevalt arenema. Ei, minu jaoks see personaalne areng on pigem liikumine just nimelt nende sama elu põhiväärtuste poole. Liikumine, rahu, liikumine, kulgemise, kohalolu, kerguse suunas. Et olla eelkõige endale parem seltsiline. Et olla oma perekonnale, lähedastele parem kaaslane. Ja et suuta olla oma lapsele toeks ja abiks. Ja eeskujuks eelkõige. Et, kuidas ma ütlen, tänapäeval ei ole väga viisakas niimoodi öelda, aga liikumine sellise normaalse inimese suunas. Et noh, ma ei tea, millal sai tervislikust toitumisest dieet ja hedonistlikust ülesöömisest normaalsus või et millal sai normaalsest liikumisest ja liikumises olemises ja igapäevasest liikumisest trenn ja sport ja mis iganes muu, aga mitte normaalsus. Et ühesõnaga vähemalt enda jaoks püüan siis
püüan siis olla selline parem põhiväärtuste kandja. Täna on kõige pikem päev. Katsun olla rohkem nüüd veel omaette. Väsimus on sees. Ja ma olen täpselt jõudnud oma teekonnas ja ebamugavuses sinna, kuhu ma jõuda tahtsin. Ehk et nüüd on oluline võtta need samad tunded, mis mul praegu siin kõik sees on. Ja kohaldada siis või viia siis igapäevaellu tagasi. Et jah, ilgelt tore on Vandersellina kuskil chillida, ega elu sellepärast seisma ei jää. Ja naljakas ongi see, et ega niimoodi Vandersellina matkates ega mured ju kuhugi ei kao. Ja mul ei ole siin pidev, ma ei tea, dopamiini hitt, et plah, üks emotsioon teise järel. 90% ajast on sihuke tuim, lihtsalt üksi olek, oma mõtetega olek, tiksumine. Et sellist dopamiini laksu sellistelt matkadelt ei maksa otsida. Aga see omakorda jällegi näitab seda, et kui palju on tegelikult meie enda mõtlemises kinni. Et ega, nagu ma ütlesin, mured ei ole ju kuhugi kadunud. Lihtsalt meie vaatenurk nendele asjadele muutub. Ja oluline on lihtsalt seda vaatenurka hoida ja mitte lasta oma ajul ennast lollitada. Mitte lasta oma ajul igasuguste negatiivsete mõtetega enda üle võimust võtta. Ja lihtsalt säilitada seda voolamist ja kergust nii palju kui võimalik. Aga nüüd ma arvan küll, et aitab tänaseks. Et kui ma koju joon, võib-olla paar sõna ütlen, aga kui ei ütle, siis järgmise korrani. Tšau!